mina, kes ma tegelikult ülekandeid vaatan ja kindlasti rohkem kui, ma ei tea, tavaline inimene või normaalne oleks, aga et kuidas siis tuleks selles juhul rohkem kui normaalne oleks. No see mõttes nagu, et mu huvi on suur, aga et kas vaatad ka üle? Mingil määral küll, jah, et kui ma vaatan ka sõite järgi, kui ma pole näinud. Aga näitlejatel on nii palju aega. No arvelt, aga et ongi küsimus. Järgmine kord, kui te lähete Draamateatris ja vaatate etendust. Mõtled, et sõit on... Vaadate, aga kuidas see Tõnis nagu kuidagi täna väsinud on? Huvitav teema on muidugi, ja me jõuame ka sinna, aga selline siis meie kõrvu ka jõudnud siit ja sealt, nagu öeldakse, siis peab seal ära küsima ka, et öeldakse, et Pulleritsul on üks suur nõuandja, Mati Alaver, murdmaasuusa poole pealt, kes talle ütleb ja suunab seda küsimusi ja kommentaare ja siis ma siis ei oskagi täpselt teada nii-öelda Mati Alaveri siseelust väga palju mitte, viimasel ajal kindlasti veel vähem, aga et kuidagi nagu see laskesuusatamine versus murdmaasuusatamine ja kuidagi see kiivus siis nagu sealt poolt. Et ma olen nagu murdmaasuusatamisega tegelnud ja siis ma olen ära tinistatud murdmaasuusatajate poolt. Aga ja oma sidemete ja selle aja ja pool. Aga kui te võtate lahti ja vaatate laiema pilguga asja, laiema pilguga, siis mul on olnud tüli Mati Alaveriga. Mul on olnud tüli või Jaak Maega. Mul on olnud tüli Kristina Šmiguniga. Aga see käibki paratamatult ka, sest tüli on nagu palju, et tüli on niiviisi, et saame kuskil tänaval kokku ja siis hakkame niiviisi üksteise peale kisama, et kogu pool auuli kajab. Et on väga pingelisi aegu olnud, sest ma olen kirjutanud neist asju, mis neile on kahtlemata valusad olnud. Aga ma ütleksin, et ma saan kõigiga hästi läbi, sest nüüd on see, et kui sa ennast ei kiida, siis kes see teine veel teeb, et kui ma kedagi kritiseerin, siis ma ikkagi püüan ju faktidest tulenevalt seda teha, mitte lihtsalt niiviisi, mulle ei meeldi, ta on kuidagi nagu imelik ja ta kunagi niiviisi ütles, et isegi kui tülid on olnud, mul on isegi Evelin Ilvese proua presidendiga või kuidas me võib öelda, oli omal ajal hästi suur tüli, kui ma kirjutasin tema transrasvade vastasest võitlusest ja seal tekkis mingi arusaamatus. Ma olen kõik need asjad püüdnud ära klattida, et väga ebamugav on elada, kui sa tead, et kuskil on inimene, keda tegelikult sul ajakirjanikuna vaja on minna ja ajakirjanikul läheb kõiki inimesi vaja. Alati. Kunagi ei tea, keda võib vaja minna, aga mingi hetk võib vaja minna. Et siis on väga halb, kui on inimestega tülid. Nii et väga hea küsimuse püstitus. See andis mulle võimaluse seda asja ka seletada. Aga ma olen ka laskesuusatamisega tegelenud. Et kui teie üllatasite mind, et ma pean nüüd hakkama olümpiale sõitma, siis mina saan üllatada teid ka, et ma olen ka laskesuusatamisega tegelenud. Ja ükskord oli niisugune võistlus, et ma läksin peale taktikaga tegelikult need olid Margus Ader korraldas Haanias, seal on uhke lasketiir oli ja siis kutsus sinna kohale, ma olin vist Kalju Ajastega olin paaris. Kalju Ajaste oli ka endine Eesti koondislane ja seal tema lasi püsti ja mina siis lamades. Püsti muidugi selga ei antud, et pagan teab, mis sellega sinuga juhtub, eks ole, kukud ja siis murrad püssi ära või mis tahes. Ja siis mul taktika oli see, kuna trahviring oli hästi väike. Et ma ei hakka üldse nagu pikalt sihtimisega tegelema, sest see ring, mis tuli suusatada, oli mingi võib-olla 400 meetrit. Ja tead, tuleb tiiru, lamades asend, püüad stabiliseerida, püss käib niiviisi käes. See on ikka, siis kui sa oled käes hoidnud ja siis sa näed, kuidas nemad hoiavad, see ikka nõuab ikkagi tohutut sellist nagu hingamispeetust ja ma ei tea, mida veel. Ja küll ma ei hakka sihtima, panen need 5 padrunit teele, siis kähku teen need väiksed trahviringid ära, mis oli võib-olla 30 meetrit ja teised senikaua, kuni seal teised mehed stabiliseerivad asend ja nii kuni mööda lasevad. Siis olime ammu juba läinud ja siis oligi niiviisi, esimene mööda, teine, pihta, kolmas,
pihta. Siis ma vaatasin, mis toimub, mehed. Ja siis pärast üks sõber ka ütles, et ma otsin, et Pullerit annab nagu erilist kiirda hulda, et kust see nüüd tuleb. Aga noh, viimast 2 läksid mööda, mis näitab, et laskesuusatamine on õnneala ja mulle õnnealad ei meeldi. Et näete, pime herra jumala! Mina tajusin siin hoopis niimoodi, et lõpp pööras ära, ütleme niimoodi, et aga mina tajusin siin ikkagi alguses väga suurt respekti laskesuusatajate suhtes praegu. Et umbes, et olles ise seda proovinud, saab aru, et tegelikult ja noh, tulles tagasi juurde küsimus murdmaa versus laskesuusatamine ikkagi arvestades, kui sealt tuled tiirust puhaste paberitega läbi, järelikult sa pead ikkagi midagi väga hästi olema suutnud teha. Jube hästi, et ma ei tea näiteks, nagu kas ERR-i spordiajakirjanikud on niiviisi tulnud kõrge pulsi pealt ja kõrge pulsi pealt nad on kindlasti tulnud, seda kindlasti iga kord, kui nad vaatavad, et Pullerits on jälle nende riideid siin imetlenud või stopperiga aega võtnud, kui kaua mingi lugu, siis ma arvan, et kõrge pulsiga nad tulevad ja lähevad. Kas lasketiirus, ma ei tea. Ja neil ei anta püssi seejärel kätte. Aga siin huvitavas vestluses ma proovin veel paar küsimust sisse pikkida, võib-olla laiemalt selle eelmise asja laienduseks ja võib-olla alguses oli mainitud, aga siis me läksime nende eetriaegade ja mis võiks olla juurde, aga kui sõltumatu saab olla spordiajakirjanik üldse Eestis? Noh, kõik tunnevad üksteist, kõigil on mingisugune ajalugu, paljud spordiajakirjanikud on ise teinud sporti, võib-olla nende samade inimestega, ma ei tea, kas või koos trenni teavad nende treenerid samamoodi. Kindlasti on neil raskem, kui on poliitikaajakirjanikel. Kindlasti kohe. Aga see ei tähenda, et ei peaks selle poole püüdlema, et sa katsudki olla maksimaalselt sõltumatu. No toon ühe näite. Kunagi aastaid tagasi Peitostööl on Norra koht, kus toimus hooaja esimene murdmaasuusatamise MK-etapp. Sinna oli vaja kuidagi kohale saada. No kuidas sa sinna kohale saad? No mingi buss ma tegin kindlaks 5 ja see buss korjas peale ka Eesti koondise suusatajad. Tulid seal kõik Alaver, Šmigun, Priit Naruske, kõik. Ja siis mul oli kuidagi kokku lepitud, ma läksin nendega samasse bussi. Ma ei tea, kes selle bussi eest maksis. Aga ma sõitsin selle bussiga kohale nagu ka kõik teised ajakirjanikud, ma ei tea, millega nemad said. Ja nüüd tekibki tõesti küsimus, et noh, kas ma oleks kuidagi või Postimees oleks pidanud sellest kuidagi kellelegi maksma või oli see korraldajate poolne transport. No see on selline hästi hägune küsimus ja pigem siin teemat ei ole. Aga muidugi ma kasutasin seda võimalust ära. Läksin sinna bussi, ütlesin tervist, murdmaasuusatajad. Nüüd pikk sõit meil ees, et mina siis vahepeal tulen, istun teie kõrvale, teie räägite, mis te viimastes laagrites olete teinud ja kuidas teil on näinud. Ja siis oli üks suusataja, kes ainsana ei olnud sellega nõus, kõik teised olid nõus. No kes see võis olla, kes ei olnud nõus, Eesti koondislane istus seal taga pingi peal. Tal oli kommeta kunagi enne ei andnud intervjuusid. Meie kõige tituleeritum. Veerpalus? Ei. Šmigun. Veerpalu rääkis ilusasti, istun kõrval, oli viisakas jutu ajamine ja Kristjan Šmigun ja tema ei olnud. Aga see oli tema selline lähenemine, et ta ette midagi ei räägi. Ja kui sa seda tead, siis tuleb seda respekteerida, aga ma ei saa ju siis kuidagi teda sundida. Aga siit me tuleme tegelikult selle teemaga, ma tahtsin tulla selle juurde, et ju hästi palju on koos reisimist ju võistlustele ju. Ja koos olemist ja paratamatult sellist isegi vennastumist. Ja ma olen teinekord mõelnud, et miks kriitilisi sporditeemalisi lugusid sa saad kirjutavast ajakirjandusest, aga miks seda nii vähe tuleb rääkivast näitavast ajakirjandusest? ERR antud juhul, sest Kanal 2 ei ole sport ja TV3 on seda vist, ma ei tea, ralli äkki või? Ja kas äkki küsimus ei ole selles, et nad on liiga kokku kasvanud oma kajastatavate tegelastega selleks, et nende põhiline ju žanr, milles nad tegutsevad, on kas intervjuu või siis võistluste reportaažid või siis kommentaarid. Ja kui sa seda aastast aastasse teed, siis sa paratamatult saad selle inimesega liiga lähedaseks.